Tere! Mina olen Raido. Mina olen Mait. Mina olen ettevõttest nimega Ait Nord. Mina olen Mait Koverekist. Ja täna me räägime üsna põhjalikult soojuspumpadest laiemalt. Maasoojuspumpudest, õhkveest, jahutusest, küttest, tarbeveest ja seda läbi praktiku silmade. Räägime ka veel veidi just nimelt õhk ja õhk-vesi soojuspumpade puhul on üks äärmiselt oluline komponent on heli. Ehk siis seadme väli osapoolt tekitatav heli. Siseosa, ei tee meil väga häält, eks ole, kui meil on torustik korras, tagasilöögiklapid on õigetpidi vahel, mingeid ahendusi ei ole, torudiameetrid peavad, õhkusüsteemis ei ole, siis meil tegelikult siseosa mingit heli ei emiteeri, eks ole. Väliosa teeb seda paratamatult. Tiheasustusega aladel on ju meil ka tegelikult keskkonnaministri nõue, ehk siis määrus, et meil peab olema kinnistu piiril 50 detsibelli päeval ja 40 detsibelli öösel. Ja nii see on. Ja kõiki tänapäevased pumpasid saab panna ju vaiksemalt tööle, näiteks öörežiimi, et me ei sega naabreid. Minu järgmine küsimus oleks olnud, et kuidas siis see pump teeb öösel vähem häält? Ja täpselt nii me teemegi. Ehk siis me tegelikult häälestame soojuspumba väliosa madalamal sagedusel töötama, et tema emiteeritav heli ei ületaks seda 40 detsibelli kinnistu piiril. Ja nii võibki hommikul rahulikult ärgata, et pole hang masinas. Ja just, eks ole, jääd naabriga sõbraks. Ja täpselt. No, eks. Et siinkohal vist on vist oluline ära märkida see, eks ole, et me eristame heli võimsust ja heli rõhku. Just. Et paljud ka, ütleme, kohalikud omavalitsuste ehitusjuhid on nagu langenud selle numbrilise erisuse lõksu, eks ole, et kui vaadatakse tehnilisest dokumentatsioonist, et on kirjas näiteks selle seadme helivõimsus, mis on seal näiteks 58 detsibelli, tõmmatakse ehitus nagu loa taotlemisel kriips peale, öeldakse, et see ei vasta nõuetele. Aga tegemist on või me räägime helivõimsusest. Me räägime helivõimsusest. Mitte helirõhust. Helivõimsus on see, mis on meil, eks ole, masina sees. Ehk siis see heli, mida me kuuleme masina sees, mis tegelikult on lihtsalt üks number. Helirõhku me kuuleme nüüd teatud meetrite kaugusel, siis masinast, ehk siis see on helirõhk. Ja see erineb juba oluliselt helivõimsusest. Ehk siis tegelikult kinnistu piiril me räägime alati helivõimsusest. Ja siis, kui need asjad on ära kakeldud, on ära tõestatud, siis ei ole probleeme meil. Just. Nii kaua, kui meil teadmatus, siis ongi meil nende probleemi numbrite ja muude asjade ja naabritega. Et ikkagi projekt, eelnevalt tehtud helisimulatsioonid, me teame ka juba siis üks paigaldusele, et see hilisem tüli naabriga jääb olemata. Ja. Mõistlik. Kas soojuspumba, ehk siis õhkvesi soojuspumba väliosa paigaldus või just nimelt selles helivõtmes? Seinale ma vist ei paigaldaks. Ja seinale, et nad ikkagi vibreerivad ja nad on ikkagi palju suuremad kui need õhk-õhk-masinad ja need on mõistlik ikka maaraamile paigaldada. Puksid. Ja. Eks ole, vältimaks vibratsiooni. Vibratsiooni ja teda on ka lihtsam hooldada, kui ta on kuskil paari meetri kõrgusel roni sinna kogu aeg. Just täpselt. On ju ka võimalus tegelikult ju viia soojuspump hoonest eemale. Ja on. Selleks mina soovitaksin monoblokki. Kui me räägime nüüd vahest, me lähme küll natuke teise teemasse, aga monoblokk ja split. Ja ühel masinal käib sise- ja välisosa vahel gaas. Ehk siis freoon. Freoon ja teisel käib siis vesi. Ehk siis tegelikult kogu freooni tsükkel on meil siis väliosas. Sinna väliosa juurde tuleb küttevesi. Tuleb küttevesi, mis on isoleeritud toru ja samas seda me võimegi majast kaugele viia neid masinaid kadakate taha teisele poole aianurka. Freooniga sa ei soovita? Ei soovita, sest et kui sinna torusse, mille sisse ta ajada, ikkagi vesi saatub ja sinna ei saa ka isolatsiooni palju ümber panna, et siis ikkagi kasutegur langeb. Ehk siis see pikkus väli ja siseosa vahel, eks ole, see kõrguste vahe, eks kõik mõjutab. Kõik mõjutab. Et võib-olla siin väga nagu detaili ei lähe, aga põllu peale majast eemale viia, et heli pärast pole mõtet seda. Me lihtsalt kaotame väga palju energiat. Aga nagu monoblokiga, ehk siis kus meil käib väliosas käib läbi vesi, on see täiesti? See on täiesti okei. Räägime ka natukene siseosast ja helist. Me ennist rääkisime, eks ole, et meil on olemas maasoojuspumpasid, invertereid ja on-off'e. Just. Kui palju üldse tegelikult sinu kui praktiku seisukohalt
soojuspump, maasoojuspump heli tekitab? Nad teevad, aga suhteliselt vähe teevad heli. On see häiriv? See võib olla häiriv. Paljude tundlikumatele inimestele näiteks tekitab peavalu just inverterpumbad, kui ta oma sagedust muudab, siis need helid muutuvad ja need võivad häirivaks muutuda. Aga selleks tuleks ka samamoodi jällegi valida, et me ei tee seda tehnoruumi keset maja, et me proovime seda kuskile et siinkohal me võiksime seda helisketši nüüd uuesti teha, kuidas helid muutuvad, aga seda me tegema ei hakka. Selles mõttes, et siin on ka ühte asja ma tahaks nagu veel ära markeerida, on see, et ka need toru diameetrid on heli tekkimise suhtes üsna oluliseks, et kui me ei ole projekti ja me teeme need torustiku diameetrid väiksemad kui vaja. Meil tõuseb, eks ole, oluliselt veeliikumise kiirus, mis meil omakorda hakkab tekitama heli. Aga siis on see heli juba igal pool majas. Absoluutselt. Et pump ise nagu ei tee seda, aga just kõik see muu, mis sinna külge poogitud on. Aga siis on samas kohe on jälle pump süüdi, kui tuleks üle vaadata diameetrid. Just. Et teinekord selle vahetus võib-olla selle torustiku ümbertegemine ei olegi nii keeruline, aga ta võib osutuda ka võimatuks. Ehk siis, kui need torustikud on seinte sees, nad on peidetud. Laagade taga, põrandasse valatud, ei saa. Siis on asi keeruline. Ehk siis me jõuame tagasi jälle selleni, et alustada tuleks projektist, eks, et seal võiks olla need asjad kõik nagu ette nähtud ja nagu läbi mõeldud. Kui sul hea vaataja jäi midagi aru saamata, küsimata. Kui jutt kõnetas. Ja kui midagi on veel küsida, veel uurida, siis ole hea. Helista Maidule või kirjuta.